tere! Tervitused Miamist, Florida osariigist, USA-st ja on esmaspäev hetkel 6. jaanuar, päike paistab, ilm on soe ja mul just lõppes 2-päevane väga intensiivne töötuba. Ja see oli ka põhjus, miks ma üldse rändasin üle ookeani, miks ma rändasin ajast 6 tundi tagasi, sest Barcelonaga võrreldes on ajavahe 6 tundi. Ja see oli täiesti selline töötuba, mille pärast tasus lennata teisele poole maakera põhimõtteliselt, istuda 10 tundi lennukis. Ja ma tegelikult ei tulnud üldse kõige kaugemalt. Jah, päris palju oli rahvast nagu USA-st, aga üks naine lendas kohale Uus-Meremaalt. 17 tundi lende. Vot, see on alles võimas tahe. Ja see töötuba kõigutas päris palju minu põhimõtteid. Ütleme nii, ta loksutas mingid asjad nagu paika. Ma läksin sinna selle mõttega, et ma tahan saada selgust ja ma sain selle selguse. Nüüd lihtsalt on nii hea olla, et 2 päeva oli pulss suhteliselt kõrgem, närv sees, hästi palju tuli ennast nagu paljastada emotsionaalselt, vaimselt ja edasi, näidata ennast väga autentsena. Ja see ei ole alati lihtne. Kui sa seda alles õpid tegema, siis see ei ole nagu üldse lihtne. Ja selles videos ma tahan rääkida ka autentsusest ja miks see on nagu oluline ja kuidas see aitab ka sinu küllusele kaasa, teeb mu küllu igapidi paremaks. Ja mina väga usun autentsusesse ja ma tahan seda hakata rohkem enda puhul ka juurutama ja vähem kanda mingeid maske, vähem olla mingite hirmude küüsis, sest ma ei taha elada hirmu all ja ma ei taha tegutseda nagu hirmust ajendatuna, absoluutselt mitte. Ja see töötuba, kus ma käisin siis 2 päeva, see oli Adam Roua korraldatud töötuba. Ta on siis luuletaja esmajoones, tuntud selle poolest, et ta kirjutas mõned aastad tagasi ühe luuletuse, mis sai täiesti viraalseks. See on maailmas just enim jagatud, vaadatud luulevideo. Ta esitas seda lavas, võeti linti ja seda on nagu 250 miljonit inimest vaadanud, jaganud nii edasi. Et see on nagu jõhker. Kuidas üks luuletus saab saada maailma kuulsaks. Ja selle luuletusega ta sai nagu nii kuulsaks, et inimesed hakkasid talle kirjutama, hakkasid tema käest abi otsima ja see tõi ta lihtsalt nagu üleöö edu, aga tõi ka depressiooni. Sest temale hakkasid kirjutama inimesed, kes olid umbes nagu enesetapu äärel ja ta ei teadnud, mida nende inimestega teha. Ja sellepärast ta sattus ise depressiooni, musta auku. Aga ta tuli sellest välja ja me oleme kõik väga õnnelikud siin maailmas, et ta tuli sellest välja, sest tegu on tõesti erakordse vägeva mehega, kes on minu elu viimase 6 kuuga, sest hetkest, kui ma teda esimest korda nägin Tallinnas Mindvalley University ajal laval, sellest hetkest alates ta on mu elu nii palju mõjutanud. Ja ma arvan, et tema on viimase poole aasta võtmeisik kindlasti ja tõenäoliselt edaspidi, sest see magnetism, mis temas on, see tõmbab mind nagu täiega ligi ja ta pakub midagi väga-väga ägedat. Võtsin jah, luuletaja, aga samas ta on taga coach, et ta tegeb väga nagu sellist kõrgtasemel juhtide sportlaste seda sorti saavutavate inimestega ja ta on selline coach umbes ja kui sa tahad temaga üks ühele töötada, siis sa pead, ma ei tea, mingi miljoni maksma enam-vähem. Ja siis ta on ka motivatsioonikõneleja ja niimoodi ma teda ka esimest korda kohtasin ja et artistlik ettevõtja, ütleme nii, kunstnik ja ettevõtja, kirjutab luulet, kirjutas oma raamatu valmis, et mina osalesin ka tema väljakutses, kus siis november-detsember oli 111 inimest ja me kõik tegelesime mingi oma loomingulise projektiga. Tema siis kirjutas oma luuleraamatut, mis ta pani kokku enda päevikutest, märkmetest ja siis igaüks, kes projektis osales, tegi oma asju. Kes kirjutas muusikat, kes pani uut kodulehte püsti, kes tegeles kunstiga,
kes, ma ei tea, otsis enda coaching'u ärile mingit mõtet. Mina kirjutasin raamatu. Mul on käsikiri valmis, 90 000 sõna. Ja see on inimdisainist. Inimdisain on teema, mis mind nagu väga-väga kõnetab. Ma tunnen, et seal on midagi väga-väga suurt veel sees. Ja mul tuleb kunagi veel rääkida sellest, et mis võimalusi mul tänu sellele veel nagu avanes, et ma enda inimdisainiga hakkasin rohkem tegelema. Igatahes, ütleme nii, üks võimalus, mis avanes, on see, et kuna ma läksin nii sügavale sellesse teemasse, just nagu manifestorite teemasse, sest minu tüüp inimdisainis on manifestor. See on pigem nagu selline haruldane tüüp, 9% elanikkonnast maailmas on manifestorid. Ja läksin sellesse teemas hästi sügavale. Ma hakkasin fännama Austraaliast pärit manifestor community't. Ja kui nad hakkasid otsima kaastöölisi, kes tahaks nendega koostööd teha, siis ma tõstsin julgelt käe püsti ja nüüd juhtubki niimoodi, et 4. märts tuleb välja podcast episood, mida mina salvestan. Ja seda siis kuulevad tuhanded inimesed. Ja see on väga-väga suur võimalus, uks, aken, värav, portaal külluseni. Ma kavatsen seda nagu täiega ära kasutada, eks ma jagan ka, kuidas ma täpsemalt seda teen, et mida ma ehitan selle jaoks, et mul tuleb nagu selline suur võimalus astuda maailma areenile ja rääkida, mida mina arvan, rääkida oma tõde ja mõjutada tuhandeid inimesi, siis selleks ajaks kindlasti tuleb püsti panna mingi koduleht, ma tahan püsti panna kodulehe ja siis pakkuda veel nagu midagi, et kui keegi nagu tõesti tunneb, et jah, mina olen see inimene, kellega töötada, et siis mul on neile nagu midagi pakkuda, mingit teenust, toodet, kursust, sest ei tasu inimesi jätta nagu ripakile, kui juba selline võimalus on kätte tulnud. Aga jah, siis Adami Challenge'is Momentum, ma kirjutasin valmis selle raamatu manifestoritele, põhimõtteliselt nagu elujuhis, kuidas manifestorina elada kõige optimaalsemat, ägedamat elu, olla see produktiivne, kikkäs, äge inimene. Ja see raamatu kirjutamine muutis mind ennast ka hästi palju, avas mulle hästi palju võimalusi, siis ma lihtsalt ise muutusin selles protsessis. Et alati polegi tähtis see lõpueesmärk, tähtis on see protsess ja see, kelleks sina saad selle protsessi käigus. Ja see nädalavahetus, mis praegu oli, see oli ka väga selline protsess. Et muidugi oli äge ja me olime laval, me kõnelisime, me jagasime oma suuri visioone. Aga tähtsad polegi need üksikud hetked seal laval. Tähtis on kogu kompott või see, mis siit nüüd edasi saab. Mis saab pärast seda 2-päevast töötuba, seda intensiivset nädalavahetust, kus pulss oli kogu aeg laes. Inimesed ärkasid keset ööd üles, sest lihtsalt närvid olid nii püsti, mina kaasa arvatud, ma ärkasin öösel üles. Siis ma nagu mõtlesin oma esituse peale. Ja ma ei ole üldse selline närviminev inimene, ma tunnen ennast laval hästi ja mul oli pulss ja uni pekkis, sest ma olin nagu närvis ja ma olin nii väsinud mentaalselt, emotsionaalselt, et seal oli palju kaalul. Ja tegelikult ei kaalu nagu kogu meie enda tulevik, sest selles 2-päevases töötas meie nimi oli siis The Art of Being You, endaks olemise kunst. Siis me tegelikult tegelesime enda autentsusega ja vaatasime ka, kuidas me saame ennast maailma nagu paremini autentsemalt presenteerida ja kuidas me saame tuua välja seda enda essentsi, seda enda tõelist sügavat olemust. Kui ma praegu mõtlen, oh my god, mis see 2 päevaga juhtus. Kui palju ma kasvasin selle käigus, muutun praegu emotsionaalseks. Et mida see mees, mida need inimesed, kes minuga koos selles protsessis olid, mida see mees suutis minuga teha 2 päevaga. Oh my god. Nagu see mõju ei jää ainult 2 päevaks, see on nagu palju pikaajalisem protsess. See on midagi väga suurt, väga vägevat ja seda ei saagi nagu lihtsalt väga kergesti sõnadesse panna. Et ma ei arvanud üldse, et ma siin muutun emotsionaalseks. Ma teadnud, et minus on veel pisaraid.
pärast neid päevi. Aga ja ma luban endal tunda. Sest ma lubasin ka pärast neid 2 päeva, et ma tunnen rohkem ja ma näitan oma tundeid välja. Sest see on minu autentte mina. Mul siis kõik pidavad igasugune emotsionaalne mõll. Ja tunnete tundmine on normaalne. See on hea, see on tore. Sa võid olla emotsionaalne, see ei ole nõrkus. Emotsioonid on selleks mõeldud, et need läbi elada. Ja siis neist lahti lasta, et jõuda tagasi neutraalsesse olekusse. Et ära karda oma emotsioone, palun. Ma nägin seda meest päris elus nutmas. Ma olen teda enne näinud nagu virtuaalselt videos nutmas, kuna ma olin ka tema selles väljakutses ja ma nägin ka, mida ta jagas nagu meie kinnises grupis. Ja ta jagas väga personaalselt oma loomeprotsessi, aga näha seda inimest tänutundest 2 päeva lõpus nutmas, vau. See ei ole üldse nõrkus, tegu on väga eduka, andeka inimesega. Ja see, et ta julgeb oma tunded välja elada, see paneb mind teda veel rohkem imetlema. Sest tihti mehed ei julge selliseid asju teha. Aga see on nii vajalik, see on nii vajalik. Ja kui see autentselt tulebki pisar, siis lase seda välja. Ja mis iganes muu emotsioon. Õpi nendega tegelema. Ja siis emotsioonid ei ole nagu nii keerulised. Aga olgu, 2 päeva. Endaks olemise kunst. Mida me tegime nende 2 päevaga? Ja meil oli kõigepealt väike kodutöö. Ja seal tuli valida esialgu nagu 3 omadussõna, mis mind iseloomustavad. Mina valisin siis creative, loominguline, loov, independent, iseseisev ja efficient, tõhus. Sest see ma olen. Ma isegi tekkis äkki tõrge selle iseseisva independenti osas, et kas ma tõesti, kui ma valin nagu independent, kui ma näen ennast iseseisvana, kas see tähendab, et ma kuidagi sean endale ise mingeid lõkse, sean endale mingeid piiranguid ja sunnin ennast näiteks üksi olema. Ja ma pean ennast nii iseseisvaks. Aga samas ma tundsin, et see sõna ikkagi iseloomustab mind. Ja siis ma tuli kirja panna enda suur visioon 3 lausega, et mida mina siia ellu olen tulnud nagu tegema. Ja esimesel päeval, siis esimene harjutus oli selline, kus kõigepealt, enne kui me ütlesin nagu teistele oma nime ütlesime, tegime sellise hindamise harjutuse, mida inimesed meist nagu arvavad, et missugust aurat me välja nagu anname. Ja see harjutus oli selline, kus tuli seista mingi, ma ei tea, minut aega ühtegi sõna lausumata inimeste ees. Inimestel oli see omadussõnade leht ees. Ja sa pidid nagu tegema ringid ümber nendele omadussõnadele, mis selle inimesega siis seostasid, kes seal seisis. Kas naeratades või natuke niimoodi kohmetult niheledes või käsi taskus hoides. Et siis tuli nagu anda hinnanguid teistele. Enne, kui sa olid nendega üldse nagu rääkinud. Et me ei tundnud üksteist tol hetkel, see täiesti nagu ürituse algus. Ja me hakkasime üksteist kohe arvustama ja hindama, mida me arvame inimesest siis, kui ma pole temaga veel isegi mitte rääkinud. Ja see oli päris huvitav. Ma tundsin suhteliselt hästi sinna ette minnes. Samas ma olin hästi teadlik sellest, kus ma oma käsi hoian. Ma ei tahtnud nagu ennast näidata kuidagi kinnisena. Ja sellepärast ma ei proovisin mitte midagi nagu ristata. Proovisin käsi mitte selja taha peita, sest kui sa käe peidad selja taha ära, siis see ei ole nagu turvaline. Et siis see nagu, ma ei tea, peidad nagu relva selja taga enam-vähem. Ja see on hea kehakeel, kui su käed on nagu nähtaval, kui sinu peokasad on nagu nähtaval. Sellepärast ma nagu mõtlesin ka selle peale. Ma tundsin ennast üpris hästi selle ees, natuke ikka pulss tõusis, sest kõik vahtasid, ma saan, mida ma siis siin teen. Läksin natuke jälle oma pähe ära, mõtlesin, mida ma siis teen siin ees. Kõik mind nagu vahivad. Ja siis tuli teised inimesed siis valisid mõned omadussõnad, mida nad mind vaadates nägid. Siis kirjutasid ka ühe lause minu kohta. Ja siis oli järgmise inimese kord. Huvitav on see, et
20, me jagasime grupi pooleks, me kokku oli 40 inimest töötoas ja siis 20 inimest oli siis ühel pool. See 20 inimese käest iseloomustuse ja huvitav kombel kõige kõrgemad hinnatud asjad olid see, et ma olen friendly ja fun. Nagu arvasin, et ma mõjun inimestele pigem natuke võib-olla kurjana või sellise jõulisena, aga inimesed mind vaadates tegid esmalt seda, et ma olen sõbralik ja lõbus. Mis tegelikult on nagu, see oli üllatav, ma poleks ise endale neid omadussõnu valinud, ma ei valinud neid omadussõnu endale ise. See tundub kuidagi nagu sellised üldised ja igavad ja noh, ei ole nagu seda iseloomu. Aga tuleb välja, et teised inimesed näevad mind sõbraliku ja lõbusana. No tegelikult see on hea, kui ma lähen lavale ja inimesed näevad mind sõbraliku ja lõbusana, siis mul on vaja seda publikut palju vähem nagu üles soojendada. Või kui ma näiteks ka siin praegu midagi räägin ja sa tunnetad mind sõbralikuna, siis sa juba tõenäolisemalt ole valmis minu käest mingit nõuannet nagu vastu võtma. Igasugu huvitavad asju kirjutati mulle lausetena ka. Ja samas mõni inimene isegi märkas seda, et ma üritan välja näha nagu tugev ja nii edasi, aga samas tundub, et tegelikult hakkavad ja üritan kõik asju nagu koos hoida, aga samas on see tunne, et kohe kõik laguneb koos laiali. Ma ei tea, ma ei ole nagu sellises kohas väga praegu, aga tuleb välja, et keegi nägi seda osa ka. Mõned inimesed nimetasid mind väga säravaks, toredaks, umbes päike siin maailmas, kuna ma olin suhteliselt sinisesse riietatud, siis keegi mainis, et nagu vesi ja väga palju nähti ka seda, et ma tahan nagu olla mõnes mõttes erinev, eristada, tuua siia maailmasse midagi nagu teistmoodi, enamat, autentsemat, minulikumat. Et see päris huvitav nagu harjutus. Ja järgmise harjutusena me läksime lavale ja siis tuli oma see 3 lausega visioon ette kanda. Mis ma mõtlesin, ma olin nagu, et mul on mingi lahe visioon, vaata, et ma loon kõike seda, mida ma ise tahan luua, bla, bla, bla. Ja mu tiim toetab mind, mul on maagiline armastus, nii edasi ja et ma olen tugev ja heas vormis ka 50-aastasena, lähen siis ka veel fitnessi lavale. Aga siis pidid inimesed nagu käe tõstma, et kui paljud nagu usuvad seda, et ma kehastan oma visiooni, kui paljud usuvad sellesse, mida ma nagu ütlen. Ja siis umbes 10% oli nagu minu poolt shit. Ja päris paljudel tegelikult ei õnnestunud see nii hästi, see enda visiooni presenteerimine, et tihti inimesed üritasid nagu olla nagu ägedamad. Ma tunnetan, et ma üritasin ka olla ägeda, kui ma tegelikult olen. Üritasin nagu, ma ei tea, silma targata ja muljet avaldada, sest ma olen ikkagi enda iidoli ees nagu väga kuulus, äge inimene, keda ma olen nagu kuude kaupa fännanud. Ja selline poolintiimne töötuba 40 inimest, saate olla nagu nii lähedal ja presenteerida temale enda visiooni. Siis ma üritasin ka nagu arvatavasti üle kompenseerida. Teha ennast lahedamaks, kui ma tegelikult olen. Ja kuna ma seda tegin, siis inimesed ei uskunud mind, sest ma ei olnud autentne ja nad ei tahtnud minu käest osta. Et kui sa ei ole autentne, siis inimesed ei taha sinu käest osta tegelikult. Et selles suhtes see on see üks põhjus, miks tasub olla autentne. Ja see oli suht õudne tegelikult, et ei tulnud üldse nagu välja. Ja siis me hakkasime ikkagi oma visioonide kallal nagu töötama ja siis me hakkasime vaatama, et miks meil pole neid asju, mida me tahame, et meil oleks. Miks mul ei ole seda visiooni veel käes, et mis mul nagu puudu on. Ja siis me tegime väikse sellise harjutuse, kus me pidime kehastuma karakteriks. See karakter oli nagu see meie vinguv versioon. See I can't, see vinguv jõuetu, siis seda oli üpris raske nagu väljendada, ma pidin olema enda vastu nagu õel, ma pidin rääkima selle karakterina, aga see enda jõuetu versioon, kes ei suuda asjadega hakkama saada, see tuleb endast karakterina eraldada, sest kui ta on nagu karakter, siis ta
mingi hetkel nagu lakkab olemust osa minust. Ta on karakter, kelle ma saan eemale lükata. Ma saan olla see enda autentsem, tugevam versioon, mitte see karakter, kellel on kõik nagu pekkis. Ja sellepärast me eratasime selle osa endast. Me viisime ta endast nagu eemale selle harjutuse kaudu. Ja ütleme nii, raske oli anda enda vastu nii õel, aga see karakter, see hääleka mu peas, ta on minu vastu õel. Ta vingub, et oota, miks sa ei ole nagu kuhugi veel jõudnud, et miks sa ikka veel oled segadas, miks sul on nagu nii palju erinevaid fookuseid, Silja, et nagu halloo, võtan kokku ja leia juba see oma fookus, et kaua sa nagu testid ja katsetad ja jooksed igas suunas, mitte nagu ei defineeri ära, kes sa oled ja mida sa teed. See oli päris. Ja siis me lõpuks läksime tantsu peale üle esimesel päeval ja siis ma tundsin ennast, et lõpuks ometi. Ma sain oma peast nagu välja, lõpuks ometi. Ma sain oma kehasse ja kui mul on kehaga kontakt, siis mul on alati palju-palju parem olla. Ja ma kindlasti vajasin seda tantsuhetkest. Pärast seda mul oli nii hea olla. Ma olin valmis kätt tõstma, rääkima, sest tants on midagi väga ägedat. Ja me tantsisime läbi erinevaid emotsioone. Kurbus, viha, enda sensuaalne, seksuaalne pool, rõõm ja siis viimasena siis enda kõige autentsem, jõuline, jõustatud, empowered, jõustatud, võimendatud versioon. Ja kui mõni inimene ütles, et tal oli nagu raske mingitel emotsioonidel ligi pääseda, siis minu jaoks läbi tantsu kurbuse ligi pääsemine, ma nutsin, vihale ligi pääsemine, ma olin vihane, sensuaalsus väga lihtne, rõõm, kargasin ringi, kõik tantsud on minu jaoks nagu erinevad. Minu jaoks on väga lihtne läbi tantsu, läbi füüsilise liikumise ja ka enda emotsioonide ligi pääseda, aga tuleb välja, et paljude jaoks see ei ole üldse nagu nii lihtne. Aga samas kehas on vaata kõik asjad olemas. Ja keha on nagu võimalus saada enda emotsioonidega kontakti ja teatud muusika tegelikult annab võimaluse saada enda teatud emotsioonidega kontakti, sest muusikal on väga suur võim. See on ka tantsuteraapias teema ja konkreetne muusika on, kui seda kurbuse ligi pääseda, siis kuulaks siis kurba muusikat, mis tekitab sinust kurbust, vihale ligi pääsemiseks on natukene jõulisem, tugevam muusika ja muusika aitab emotsioonid valla päästa. Kui see muidu ei saa oma emotsioonidega kontakti, siis võib-olla läbi muusika, läbi liikumise tantsu, see on nagu võimalik. Ja see tants ei pea olema mitte midagi ilusat, see võib olla täiesti kole, seal ei ole vaja mitte mingi koreograafiat, lihtsalt liigu. Ja päris paljud inimesed ka lihtsalt tardusid ega liikunud üldse. Et ka see on mõnikord nagu teema, et kui sul on nagu mingi koht täiesti blokis, mingi koht täiesti kinni, siis võib-olla tardubki. Aga ma ärkasin täiesti ellu, kui mulle anti võimalus tunda emotsioone. Ja nagu mõtlesin siin enne ka, minu jaoks tundmine, tunded, see on nagu nii tähtis. Ja ma sain ka enda inimdisaini konsultatsioonist sama tagasiside, kuna mul see emotsioonide keskus, ma olen emotsionaalne manifestor. Emotsioonid on minu põhiteema. Kuna mu emotsioonide keskus on hästi tugevalt aktiveeritud, siis mul tulegi jagada oma emotsioone. Ja täpselt läbi selle ma saavutangi edu, kui ma räägin sellest, mida ma tunnen. Ja ma tunnen, et ma tahan olla autentne ja ma tunnen, et ma tahan jagada neid emotsioone. Ja mulle nii meeldis, kuidas Adam pani meid tantsima. Ja siis me läksime koju. Kodutöö, päris palju reflekteerimist, küsimusi, mõtteid. Ma olin täiesti surnud õhtul. Tellisin endale Uber Eatsiga supermarketist natukene toitis. Ma jaksan lihtsalt poodi jalutada, kuigi see oli päris lahedal. Ja läksin natuke mingi karnivaari teemadesse üle, et sõin siis vahukoort ja liha ja sest see on muidugi teine teema, aga ma hetkel katsetan natukene karnivoorsema toitumisega ja see annab mulle nii palju energiat, mul on nii hea olla. Aga igatahes esimene päev oli läbi, kodus reflekteerisin, sõin, magasin, hommikul kehaga kontakt jõusaalis. Ja siis ka 10 hommikul hakkas jälle pihta. Teine päev. Millest me alustasime?
millest me alustasime teisel päeval? Suur visioon, igatahes. Me enda visioonis kirjutasime luuletuse. Ja mulle nii meeldib, kuidas Adam paneb meid alati luuletusi kirjutama. Kui ma teda esimest korda Tallinnas nägin suvel, siis ta pani mind ka luuletust kirjutama. Ja ma arvasin, et ma ei kirjuta luuletusi. Aga kirjutan küll. Ma kirjutan luuletusi. Ja see luule, mis sealt välja tuli, see nagu nii südamest ja nii endaga kontaktis, et see oli nii ilus. Ja luule lihtsalt on ka üks formaat, mis aitab iseendaga paremat kontakti saada. Ma nutsin oma luuletust kirjutades. Sest ma kirjutasin enda visioonis, kirjutasin sellest, mis mind nagu takistab ja kirjutasin sellest, kuidas ma olen valmis astuma julgelt oma visiooni. Ma olen valmis olema täiesti autentsne mina ja elama seda suurt ägedat visiooni. Mul on nii kahju, et me lava peal enda luuletusi esitada ei saanud. Ma oleks tahtnud lugeda Adamile oma luuletust. Ja me seda tegime väikestes gruppides, lugesime oma luuletust. Ja see oli jällegi täiesti erakordne sündmus, et meil oli väiksed grupid, 8 inimest ja erinevad coachid siis juhendasid meid, sellised ägedad, just nagu tipptasemel coachid, kelle Adam ise oli personaalselt välja valinud. Ja tõesti, nad oskasid väga õigetele punktidele vajutada. Isegi kui ma tundsin, et ma ei taha minna rohkem sügavale, ma ei taha rohkem minna mingisse emotsiooni, siis Charlene, kes oli siis minu coach, ikka lükkas edasi. Võt. Ikka lükkas edasi. Ja kui me olime selle luuletusega ära tegelenud, siis me natuke harjutasime midagi teistsugust. Me harjutasime müümist. Ja teema oli, igaüks sai paari peale siis täiesti absurdse produkti. Ja seda tuli siis grupile maha müüa. Seal oli alati nagu mingid hästi head nagu omadused produktil, aga siis mingi väga suur aga. Ja selles mõttes seda oli võib-olla, sellega oli nagu lihtsam mängida ja loominguline olla, sest see on mingi asi, millest me nagu reaalselt hoolime. See oligi mingi täiesti haige, suvaline toode. Näiteks mina ja minu partner, me üritasime maha müüa sellist imelist, maagilist pastakat, mis nagu loob sul otseühenduse, ma ei tea, universumiga. Kõik, mis sa kirjutad, on puhas kuld ja toob sulle miljoneid ja küllust sisse. Aga ainuke kõrvaltoime on see, ja kui sa kirjutad, siis see käsi, millega sa kirjutad, sinna tekib mingi väga räige lõve ja see läheb aina hullemaks, mida rohkem sa kirjutad. Ja et see võtab mingi mitu nädalat aega, et taastuda. Ja siis näiteks üks toode, mida tuli teistele maha müüa, oli selline tablett, et võtad sisse, siis sa kohe nagu sa kogu oma keha rassast umbes lahti ja oled täiesti nagu täiesti sale ja nõtke ja kena ja musklis. Aga ainukene kõrvaltoime on see, et iga päev sinu varbaküüned kasvavad 10 sentimeetrit. Et siis tuli nagu kuidagi leida viise selle asja maha müümiseks. Siis me mängisime sellega, tegime natukene improt, naersime veel. See nagu vabastas ka mingid emotsioone väga palju. Ja siis pärast seda jälle paar kiiret tantsuliigutust, natukene keskendumist ja siis oli uuesti viimast korda minna lavale, rääkida uuesti oma suurest visioonist. Ja seekord ma tegin seda palju paremini. Ma rääkisin läbi tunde. Ma rääkisin tõesti oma südamest isegi praegu, kui mõtlen selle tagasi, tahan lihtsalt nutta. Sest ma tean nüüd. Ma tean nüüd, mida ma tahan. Ma tean, mida ma maailmale pakun. Ma tean, et ma olen katalüsaator, ma olen seda mitu korda öelnud ka, et ma triggerdan, ma aktiveerin. Aga ma ei nüüd enne nagu päris täpselt palju mõelnud, kuidas see käib. Nüüd ma tean. Nüüd ma tean. Ma suudan nii palju inimesi inspireerida, käivitada. Ma suudan luua elu. Ja see on nagu reaalne näide
et minu sõbranna kohtas oma abikaasad läbi minu. Et ma väga pikka aega lükkasin seda rolli nagu endast eemale, et katalüsaator. Sest väga tihti juhtus nii, et kui ma kellegagi olin mõnda aega koos, siis mingi hetk ta jättis mind maha ja ütles, et olgu, et ma sinuga ei taha suhet, aga kellegi teisega ma tahan. Et ma olin lihtsalt nagu see katalüsaator, kes viis ta selle piirini, kus ta tundis, et ta tahab suhet, aga mitte minuga. Et mina olin alati nagu see käiviti aktiveerija, kes lihtsalt hüljati. Ja see oli nii kuradi valus. Ja sellepärast ma võitisin selle rolli vastu, võib-olla ka alateadlikult. Ma võitasin selle vastu, sest see oli nagu selline unintentional on inglise keeles, et ma nagu tahtmatult sain haiget, aga kui ma seda rolli teen nagu teadlikult ja ma tean, mida ma teen ja ma kavatsusega olen katalüsaator aktiveerija, mitte nii, et kogemata juhtus, et ma kellegi, ma ei tea, romantilise südame aktiveerisin, aga mitte enda suunas. Kui ma seda teen teadlikult, siis see saab olla väga võimas. Inimdisaini manifestorina minu roll ongi olla initsiaator, aktiveerija, katalüsaator. Ja ma usun, ma tunnen, emotsionaalne manifestor, eks ju, ma tunnen, et ma tõesti astun sellesse rolli oma täie südamega. Ja päriselt tahan autentselt inimesi aidata, aktiveerida, käivitada. Siis siit tuleb nii palju võimsaid tulemusi minu enda jaoks ja siin ongi kogu see küllus. Siin on kõik need miljonid peidus, miljonid ja miljardid. Ja nüüd ma olen sellele visioonile vähendunud. Ma leidsin selle umbes nagu eile, aga pikka aega pole miski nagu nii tõene, nii hea tundunud. Ja täna, kui ma kõndisin supermarketis mune, leha ja hapukord ostma, siis ma hetkel teen seda karnivari toitamist, siis täna väga selgelt tuli 3 etappi, mis on minu meetodi osad. Ma tean. Ja neid samme ma saan rakendada väga paljudes erinevates eluvaldkondades. Ja kõigepealt ongi see, et hästi oluline on teada, kui ma tahan midagi inimeses käivitada, miks ta seda tahab, mida ta täpselt tahab, mis on see visioon. Number 1, mis on see visioon ja miks ta seda tahab. Number 2, eemalda blokid tee pealt, eemalda piiravad uskumused, eemalda kõik takistused, kõik need lood, mida sa oled endale rääkinud ja mis ei lase sul edasi liikuda. Ja number 3 on siis konkreetsed tööriistad ja meetodid ja see on see koht, kus ma saan kasutada kõike seda, mida ma tean. Toitumisnõustajana, sportlase, coachina, kõik need oskused, mis mul on, nii ma saan kasutada sammus number 3. Ja see on nii lihtne meetod, 3 sammu. Teadvusta, mida sa tahad, eemalda takistused ja mine edasi. Ja mul on olemas kõik need oskused, mida jagada. Mul on olemas kõik teadmised. Ja ma saan seda rakendada väga paljudes erinevates eluvaldkondades. Ja kes iganes tahab saada suurt käivitust oma ellu, siis 3 sessiooni ja me ei raiska siin aega, mina käivitan ja inimene ise, võib-olla sina tahad enda elus mida käivitada. Mina käivitan su ja sina ise nende tööriistadega vastutad selle eest, et sa lähed edasi. Sest mina saan olla ainult käivitavas rollis. Ma ei saa teha mingi 3-kuuseid, 6-kuuseid programme, sest see ei ole lihtsalt minu autentne olemus. Ma olen käivitaja. Ma olen katalüsaator. Ja nüüd ma tean seda nii tugevalt. Sest jah, see on minu autentne mina. Ja nagu ma ütlesin, autentsus on väga-väga oluline. Sest kui sa oled tõesti enda autentse minaga kontaktis, on kõik palju lihtsam. Palju lihtsam on olla sina ise, kui pidevalt teesada ja pidevalt hoida mingi maske peas. Ja alguses võib olla raske, kui sa ole selle autentsusega veel kontaktis. Sest alguses on nii nagu valus kõik need maskid ära võtta. 2 päeva, mul oli jumala valus. Ma nutsin, ma olin enda vähem enesekindel versioon, ma olin hirmunud Silja.
sest ma vaatasin otsa iseendale. Vaatasin otsa sellele autentsele minale ja nüüd ma sain lahti kogu sellest plokist ja nii hea on olla. Kui sa oled autentne sina, siis sa ei pea enam teesklema. Ja kui sa oled kogu aeg sina ise, siis sa ei pea ühtegi valet ega maski meeles hoidma, et kuidas erinevates olukordades inimestega käituda, siis sa oled kogu aeg sina ise. Leiad selle autentse versiooni. Ja kui miski sulle enda juures ei meeldi, siis kasvad ja muudad seda. Aga ikkagi autentsus on kõige võti. Ja sellepärast tõesti, ma olen igavesti tänulik Adam Rowale. Kindlasti ma tahan osada mingites tema programmides veel, sest ta lihtsalt muutis mu elu nii palju. Ja nüüd ma olen valmis muutma sinu elu. Ja kui sina vajad käivitust, siis hoia silmad lahti. Ma ehitan midagi uut. Kasuta kõiki mu oskusi, kõiki mu teadmisi ja pakun sulle käivitavat jõudu. Jah, nii on.